No nii, selleks nädalaks mul on suured plaanid. Ma proovin osta lastele kingitusi, ma ostan ravimid, sest pensionärid ju ostavad ravimid. Ja kolmandaks, täiesti läks meelest ära, ma pean ju 25 eurot maha võtma, sest ma mängin jalgpalli ja minu trennid ja mängud maksavad täpselt 25 eurot kuus. Aga kõik transpordi ja toidukulud, nagu ma olen juba öelnud teile, mul on täiesti kontrolli all. Tavaliselt ma käin hambaarsti juures paar korda aastas ja järgmine visiit oli just aprillis. Muidugi ma võiksin seda edasi lükata, aga lõppude lõpuks arvasin, et siiski lähen. Ja vaatame, kui suure augu see teeb mu eelarves. Peale süsti on natuke raske rääkida, aga ma ikka proovin. Ühesõnaga, see kord ei vedanud. See ei ole tavaline kiirkontroll, mille käigus arst ütleb teile, et kõik on korras ja sa maksad ainult visiiditasu. See kord tuli välja, et üks hammas vajab remondi ja see läheb maksma vähemalt 60 eurot. Kui ma oleksin tõeline pensionär, siis ma võiksin arvestada ka sellega, et haigekassa kompenseerib aastas 19,18 eurot. Ja kui kuu lõpus just see summa jääb puudu, siis ma arvestan selle rahaga. Ma olen kuulnud, et pensionärid kulutavad ravimitele orienteeruvalt 30 eurot kuus. Ja sellepärast ma otsustasin, et selle kuluartikkel mul peab ka olema. Kuna ma jalgin jalgpalli, siis arstid soovitavad võtta vitamiinid glükosamiiniga. Ja ma ostsin uue paki, mis maksis 20 eurot. See on natuke vähem kui 30, aga mäletate, et sel kuul ma olen käinud ju hambaarsti juures ja see oli päris suur raha. Ma mõtlesin, et pole ammu saunas käinud ja nüüd peale trenni otsustasin, et lähen ja võtsin kaasa paar õlut. Tavaliselt mina õlut eriti ei joo, aga väga paljude Eesti inimeste jaoks saun ja õlu käivad käsikäik. Ja ma otsustasin, et võtan paar tükki kaasa. Ostsin mitte kõige odavama, vaid seda, mis mulle tõesti meeldib ja see tähendab veel -3 eurot minu eelarvest maha. Ja ma tean, et Jevgeni Asinovski ei kiida heaks, aga mis teha? Terviseks! Lastega poodi minek ei ole alati lihtne. Esiteks sellepärast, et mänguasju on nii palju ja nad tahavad kõike korraga. Teiseks on sellepärast, et nad ei mõista veel väga hästi, mis on odav, mis on kallis. Näiteks mu 5-aastane poeg, kui temale pakkuda 5-euroline kupüür või 20-sendiline münt, ta suure tõenäosusega valib just mündi, sest 20 on rohkem kui 5. No liiga kallid mänguasjad ei olnud, 2 tükki kokku 12 eurot ja need on siis uued selle kollektsiooni liikmed. Vaatamata sellele, et garderoob on täis, ma siiski otsustasin, et proovin sel nädalal osta endale midagi riidest ka. Kui ma otsustasin, et ostan endale midagi riidest, siis esialgselt mõtlesin second handist, aga pole varem kunagi siin midagi ostnud ja seekord ka ei kavatse. Proovin siiski leida midagi tavalises kaupluses, võib-olla soodsa hinnaga. No väga ilus särk ja allahindlusega ainult 23 eurot. Mina vist võtan. See oli väga huvitav nädal. 7 päevaga ma raiskasin rohkem raha kui eelmise 2 nädalaga kokku. Vaadake ise. 67 eurot hambaarst, 12 eurot kingitused lastele, 20 eurot ravimid, 3 eurot õlu, 23 eurot, see on riided ja kokku 125, see on väga suur summa pensionäri jaoks ja lisaks 25 eurot spordile ja kokku siis 150, tohutult palju summa, tohutult suur summa pensionäri jaoks ja see on muidugi kurb, aga mul on ka hea uudis enda jaoks.
Mul jääb 58 eurot viimaseks nädalaks. Ma usun küll, et seda on täiesti piisav ja võib-olla viimasel oma pensioni aja päeval ma isegi lähen kohvikusse ja luban endale midagi sellest, mida ma olen igatsenud terve kuu jooksul.